ma ostsin lennupiletid. Täna 14. märts ma sain Airbnb-st konfirmitud meie ööbimiskoha. Täna on täpselt 49 päeva meie reisini. 21 päeva veel, kuni me lähme Budapesti. Sulle kingitas, me lähme Budapesti reisile, aga sina ei tea. Meil on täpselt nädal aega reisini ja tegin ka reisikindlustuse ära. Mine pekki, no. Miks ma unustan kõik asjad ära kogu aeg? Lubasin need videod valmis teha ja need ei ole ikka valmis. Ja siis mul on mingi 1000, nii et mul on võib-olla see abi vaja. Meil on veits kiire sellega, aga meil on midagi kiiret veel. Mis unustasin öelda sulle? Nii tundin. Jaa, ühesõnaga, me peame kiiresti tegema ühte asja. Pakkima asjad ja minema reisile homme. Homme? Jaa. Kuhu? Reisile? Reisile? Lennuki peale lähme. Nii, kuhu? See on üllatus. Lähme homme reisile. Kuhu? See on üllatus. Jah. Seda aastapäeva reisi ei tule. Ei. Kuhu? Mis asja? Homme? Jah. Kuna? Tähepäeval. Mis? Sellepärast on juurale. Kus me siis? Olen õnnelik. Ma ei tea midagi. Lähme reisile. Homme? Jaa. Kuhu? Kaua sinna sõidab? Kaua me oleme seal? 5-4 ööd. Ole õnnelik nüüd, me lähme reisile. Homme? Palju meil pagasit on? Kus me lähme? Üritame Airbnb-sse saada bussiga. Welcome bitches, siin on meie Airbnb tuur. Lauri seisab täpselt seal, kus saab tuppa astuda uuest. Siin on suur peegel. Lähme trepist üles. Very nice glass. Siin on mingid kapid, ma arvan. Siin on veel üks peegel. Very nice. Siis on mingi kapikene. Lauri, meil on voodi sassis. Ühesõnaga, nüüd me oleme meie magamistoas. Ja meil on magamistoast rõdu vaatega elutoale ja õue. Nii, meie voodi. Sassis voodi, jah. Ja siis on kapikene, kus mina panin oma asjad, aga Lauri viis alla. Ühesõnaga, mu 3 särki ja 1 püksid ja 1 eelik on seal. Nii, lähme alla tagasi. Ära pead ära löö. Halloo, meil prügi vedeleb siin. Tuleb filmi siit poolt. Siin on meie köök. Suur ilus köök. Wow. Nii, külmkapi sisu. Eile käisime poes, hauli ei teinud, aga meil on siin vett, piima, Lauri lennujaamast ostetud koka, minu siit ostetud koka, seal on veel vett ja jääteed. Ja hommikusöögiks on meil krõbinaid ja piim. Ja ma võtsin ka tomateid, sest mul oli tomatisu, aga lõpuks ma ei saanudki neid eile, sest me tellisime Mäkki. Host jättis meile 2 õllet ka. Ja siis me ostsime tegelikult jäätist ka, need on sügavkülmas, mingid mahlajäätised. Nii, ja pitsaka. Liigume edasi, siin on meie kohutavalt ilusad kollased toolid ja söögilaud. Nii, ja meie elutuba. Suur, huge ass diivan, nagu see on sitaks suur. Ja räigelt mõnus ja pehme. Ma ei tea, miks meil kodus sellist ei ole. Ma elakski terve päev siin, vaadake, kui hästi ma sobin siia. Ja siis siin palju on telekas. Ja taimed. Aga see ei ole veel kõik. Meil on pisimis- ja kakamismaja ka. Enne veel. Meil on siin kapid, suured kapid. Lauri pani sinna poole enda riided. Nägite ära. Ja siin on siis meie pesumajandus.
Lauri, su mustad trussiga. Jah, pesumasin ja kuivati. Cool story. Juba pesin eile riideid, sest ma võtsin mustad riided kaasa. Aga siin on meie vannituba. Ilusa klaasuksega liigub niimoodi. Vau. Lukku ei saa panna. Siinpool on pissimispott. Siin on dušinurk. Very beautiful. Ja siis kõik, kus saab pesta käsi nagu ja meiki teha. Ja kuna siin on hästi kõrge lagi tegelikult, see oli meie house tour. Lähme sööme ja siis lähme linna peale. Okay. Põhimõtteliselt kui uksest välja tulla, siis vaatab siuke asi vastaselt. Nüüd me lähme kõige mingi geto ässimaa liftiga. Nagu see on lihtsalt... Ma arvan, et see oli isegi kõige hullem. Me isegi mahu, ma arvan, sinna. See on nii raske ju. 300 kilo. Okei. No nii palju me kokku ei ole, nii et... Veel. Aga mind tegelikult suht viisakas lift nagu. Arvestades Annelinna liftiga on parem. Just enne vaatsin. Tuk-tuk! Kuna meil on ikkagi puhkus, siis ma leidsin garaaži mingisugusest barrist. Nii et selle minu nimi on Lauri ja see on mu esimene õlle. Epic building there. Excuse me? Yes. I'm a street photographer. No. Have no time. I'll take picture anyway. Linnuksega mees. Sinna me vist lähme mingi muu päev, homme või ma ei tea millal. No nii, kus me oleme? Mingisuguse maja juures jälle. Täpselt ei tea, mis majad kõik siin on. Tahaks väga teile mingit ajalugu rääkida, aga ma pean ennem uurimistööd tegema. See majakene, mille kohta ma ei osanud midagi öelda, oli Elisabethi torn. Tulime siia mingisuguse lossi juurde. Ma teen kohe varsti mingi ajalootunni ka, aga nagu näha, siis siin on mingid asjad on suht nagu varemetes. See peaks olema mingi presidendipalee. Meeldib, et õues on mingi 30 kraadi. Mingid vennad seal lihtsalt põiksuvad päev otsa. Lauri läheb ennast vee sisse kastma. Duši all läheb. On hea või? See on nüüd see kuningaloss või palee, mille nad on siis teinud kunstimuuseumiks nüüd. Me jääme ikka jääme alla. Kui Artur oleks Ungarist ja töötaks mingisuguse, ma ei tea, turva või constructioni peal, siis oleks tema nagu. Nii, ühesõnaga, kuna meie kodu on selle Buda linna poole peal, siis meil kodust päris lähedal oli Fisherman Bastion või mingi siuke asi. Siis me käisime seal vaatamas ja selle kõrval oli siis ka kirik. Mattiase kirik, jah. Mingi mingi Matteus või Mattias. Ja mingi Mattiase kirik oli. Ja siis me jalutasime seal, siis me leidsime veel mingisuguse ajaloomajakese. Siin nagu majad on väga uhked. Ma isegi ei tea, mis stiilis need on, aga need on väga suursugused. Neobarokk oli või mingi siuke oli seal. Neid on jah erinevaid vist ja siis me tulime siin selja taga, meil mäe otsas on Buda see loss. Ja nüüd me istume, teeme siin seda vlogikest, Lauri filmi peale lõualatti. Mina ootan äkki ma näen trammi, meil siit eest peaks sõitma tramm ja siis ma tahaks teha pilti sellest trammist. Ja siis me lähme kõnnime sinna Pesti poole peale, sest praegu me oleme Buda poole peal, sealt sillast üle ja lähme istume kuskile maha, võtame mingi lõuna, puhkame jalga natukene, sellepärast et vanad inimesed juba ja siis ma ei tea, lähme shopa.
ühesõnaga vaatame jooksvalt, sest need kohad, mis chat meile tänaseks andis, me käisime juba päris kiiresti läbi. Nii, keda nagu päriselt ajalugu huvitab, siis seal selles vanalinna distriktis või osas mäe otsas, kus me käisime, oli siis erinevad ajaloolised kirikud, hooned, paleed, lossid, mis kõik suures pildis said hävitatud või kahju, kui 45. aastal siis maailmasõja ajal pommitati ja tehti mingisugust siege'i neile nii-öelda. Ja enamus nendega oli see, et nad olid varemetes. Nüüd, kui oli siin mingi Vene aeg, siis nad ehitati nagu lihtsamalt. Ühesõnaga, mitte väga uhkelt nagu uuesti ülesse, aga nüüd siin mingid aastad tagasi otsustati, et teeme nagu nii, kuidas varem oli. Ja Tramm tuleb. Ja osades siis tehti niimoodi, et Ma tahtsin vana trammi. See on uus tramm. See on skämm. Annika on nagu see mingi vend, kes veits akustiline vend YouTube'is, kes on nende rongide peale jumala kikkis. Anyways, back to history class. Ühesõnaga, seal juhtus see, et otsustati, et nad tahavad uuesti teha ja siis mingid asjad nagu demolishiti täiesti ära või nii-öelda lammutati ära. Ja nüüd on nagu nullist ehitatud uuesti ülesse, nii nagu vanasti oli. Ehk siis kes iganes siia peaks tulema ja vaatavad, et wow, nii ägedalt hästi säilinud, siis need ei ole hästi säilinud, vaid need on lihtsalt nullist uuesti ehitatud tänapäevase tehnoloogia ja ehitus mingite võtetega. Imagine nagu tramm ajab sul tuju ära. Mul ei ole tuju läinud, ma tahtsin vana trammi. Vana tramm. Jee, vana tramm. See on see kuninga loss siis. Siin on 2 paati. Paadi peal on fucking bassein. Mida helline. Mingi gigapaadid ka. Wow. Ferrari maasturit polegi veel näinud. Oh my god. Nom. Tere, minu nimi on Lauri ja see on mu teine jook. Motto pizza napoletana. Ühesõnaga, hea pizza on soovitame. On nii või? Me läheme metroo peale nüüd. Meil kodus selliseid ei ole. Kus me läheme? Me lähme šopa. Tulime Starbucksi, istusime korraks maha. On hea või? Jaa. Mis sa võtsid? Ma võtsin iced latte. Ja ma võtsin mingi dragon fruit lemonade asja. Võt. Lähme koju. Küll on 5 õhtul, lähme koju. Käisime shoppamas ja nagu näha, siis ostsime endale nokamütsid. Ülejäänud haulid jääme kodus. Aga nüüd me praegu ootame bussi ja siis lähme käime toidupoes ja siis lähme koju. Põhimõtteliselt, kui te vaatate seda pizzat, siis mis siin peal on? See täpselt samamoodi. Hakkliha. Meie mõtlesime, et see on hakkliha ja no ütleme nii, et ega lollid ju ungari keeles seda poes ei tõlkinud. Kui ma ta ahjust välja võtsin, siis tuli sükene. Ma mõtlesin, et huvitav lõhn. Aga tuleb välja, et tegemist on tuunikalaga. Ma vist jään nende krõbinate juurde täna. Kui ärkasime, ma pesin pea kuuteks. Teen midagi, mida ei tohiks ilmselt mitte keegi elus teha. Kohe. Ja siis panen ennast valmis sööme ja tänane esimene plaan on minna loomaaeda. Lauri tahab punast pandat näha. See oli üks kriteerium, ta ütles, et kui punane panda on, siis me peame minema. Kui ei ole, siis mõtleme. Kes see vabatahtlikult topib omale superataki silma.
kuhu täpsemalt? Majast välja. Looma endale. Ma juba ütlesin seda. Welcome back to another episode of Annikal paha tuju. Ma mõtlesin, et punane on tramm, aga see ei ole tramm, see on mingi buss. Aga mingid bussid on sinisega. See on troll äkki. Ma tahtsin vana kollast trammi. Ei ole okei. Lizard. Suur madu. Ice cream. Nüüd juba võttis friikad endale. Jaa. See on nagu miniment siin, et soodakaramini omad. Tellisime friikaid. Ootasime nagu restoranist 20 minutit neid. Ja nüüd Lauri sööb kõik ära. My god. Kas me võime ta koju võtta või? Nüüd on põhiatraktsioon nähtud, nüüd võib koju tagasi minna vist. Hunnik roosaseid linde. Nad otsivad kirpe üksteisel tuleb välja. Tere, mina olen Lauri ja see on mu 3. jook. Tulime nüüd sööma ühte Itaalia kohta. Annika võttis mingi pitsa endale, mina võtsin pasta. Ja noh, selles mõttes jagame neid, aga... Let's dive in. Annika lõpetab oma pitsat, aga põhimõtteliselt on kõhud täis. Ja nüüd me lähme seda mingisugust Steveni basiilikut vaatama enam-vähem. Või basiilikut või ma ei tea, mis see on. Kus me oleme, mis me teeme? Me oleme basiilika on kirika. Mingi katedraalilaadne toode on. Huge. Me lähme võtame Annikale kohvi, sest ei saa muud moodi. Ja siis me vaatame basiilikut edasi. Skinny dipping with your heart on, it's my favorite part now, we ain't gonna tell no one. A never-ending midnight show. Okei, me tulime istusime mingisugusesse friika kohta maha ja võtsime mingi laetud friikaid. Ja peale seda me liigume sinna promenaadile tagasi ja siis hakkame jooma. Wow. Tulime siia promenaadile. Ootame oma... Siin taga on see loss. Nüüd vaatame, siin kõnnime ringi ja vaatame. Siukse paadiga me sõitma.
4. jook. tere, ma olen Lauri ja see on mu reisi 5. jook. tere, ma olen Lauri ja see on mu reisi 6. jook. tere, ma olen Lauri ja see on mu 7. jook. tere, mina olen Lauri ja see on mu 8. jook. tere, mina olen Lauri ja see on mu 9. jook. tere, mina olen Lauri ja see on mu reisi 10. jook. tere, mina olen Lauri ja see on mu 11. jook. tere, ma olen Lauri ja see on mu 12. jook. mida head maiustame? Mingit tohutult suurt chimney cake'i. Täiesti lõpp, see on nagu magusamast magus. mis sul on seal siis? See chimney cake, mis on mingi tainas, siis on kastetud mingi suhkru ja pähklite sisse, siis siin sees on valge šokolaad ja seda on päris palju. Ja siis kõrval on jäätis ja siis siin on veel kinderpõõna. Nice. Fit life. tere, ma olen Lauri ja see on mu 13. jook sel reisil. Outfit check. Üks on väga fancy siin pannud endale. No tere hommikust. Täna on kolmaspäev. Lähme buss mingisugusele areenale. Puskas areena. Lähme parki, siis lähme mingit maja vaatama, siis lähme veel mingit maja vaatama ja lõpuks ma ei teagi. Lossi lähme vaatama, siis lähme vaatama kingi. Mingi shoes on Danube. Ma mõtlesin, mis king. Ja siis lähme vaatame veel mingit marketit, mingit turg. Market Hall. Ja Central Market Hall. Ühesõnaga peale seda Puskast me lähme siit sinna City Parki või mingisugune suur park on. Suur staadion. Kahjuks on ta kinni ja avatakse alles 16. juuni tähendab jah. Kuna seal oli eile ja on homme mingi Metallica kontsert ja seetõttu on ta kinni. Aga nüüd, kuna meil on nagu mingi tund aega üle, saagu su tahtmine ja lähme sinna mingisugusesse areena mooli, mis peaks kõige suurem olema. Šopova. Pole kunagi vist nii palju raudteesid näinud. Meie Fit Life jätkub. Võtsime siin kaubanduskeskuses mingi Purksi Smashburger. See on suht mingi gigaburger, ma vaatan. Annika käis Primarkis shoppamas. Sai mingi särgid ja sokid endale. Ja nüüd suu matsub. Ja jalg ei tatsu. Sõmbame lapsed sisse. Tibu tahab pilti teha, aga ei saa. Mingid vennad kisavad tal seal ees. No me nüüd jõudsime siia Hero Square'i. See on mingi siuke plats, kus on tegelikult mingid päris lahedad skulptuurid ja mingi sammas või mingi post on siin ühesõnaga.
ja siis on kahel pool on mingi muuseumid, seal on üks muuseum ja siis on seal üks muuseum. Aga ma ei saa aru, venad mingi ehitavad siin. Ma ei tea, see tuleb ilmselt mingi kontsert või mingi festival või mingi asi. Seal, kus seal lossis käisime ka. Seal oli ka mingid lavad ja baarid ja mingid asjad püsti pandud. Ehk siis ilmselt mingisugune kontserdi asi tuleb siia. Wow. Ühesõnaga, me tulime väga uhkesse McDonaldsisse. Ühesõnaga, Lauri tellis väga palju toitu meile ja siis me sööme siin ära ja siis me lähme ühtedesse baaridesse. Täitsa lõpp, mul on aju nii kapsas. Ühesõnaga, me lähme baari, mis on siis nagu varem ette sisse tehtud. Aga neid on seal mitu tükki ja siis vaatame seal ringi, seal pidi lahe atmosfäär olema. Ja siis lähme Citadella mäele päikeseloojangut vaatama. Ja tegelikult on päris pikk päev olnud. Kuna me eile käisime nagu päeval korraks kodus, siis täna me ei ole käinud ja suke väss on peal. Et muidu algselt me plaanisime, et vaatame päikeseloojangu ära, siis tuleme sööma ja siis lähme sinna baari, aga siis me mõtlesime ka, et see läheb nagu nii pikaks. Ja kuna homme hommikul peame välja registreerima Airbnb's, siis võib-olla lihtsam natukene rahulikumalt täna õhtul juba pakkida ja koristada mingeid asju seal ära, et homme hommikul oleks lihtsalt vaja süüa, valmis panna ja minema minna. Nii, kõhud on punnis. Nüüd lähme vaatame neid Ruins baari. Juh. Tere, mina on Lauri ja see on mu 14. show sel reisil. Tegime pilti. Kus me lähme, mis me teeme? Citadella mäe otsa päikeseloojangut vaatama. Thank you for watching. Tere, ma olen Lauri ja see on mu 17. show. 2 jooki vahepeal läks meelest ja jäi vahele. Ja ühtlasi ma arvan, et see on ka viimane. Täiesti. Keegi on eriti varajane. Nii, tere hommikust. Õigemini tere lõunat. Welcome bitches. Seda teavad kõik. Meil hommikul nagu logi läks meelest siin vlogi teha, aga põhimõtteliselt me tulime nüüd linna, täna on viimane päev, tegime check-out'i ära ja kuna me hommikul süüa ei jõudnud või meil ei olnud õigemini väga midagi süüa, siis meie Fit Life päevikud jätkuvad. Ehk siis me tulime linna, viisime oma asjad mingisugusesse locker, mis iganes, luggage lockerisse ja siis võtsime Maci hommikusöögiks. Ja nüüd lähme sinna mingisugusele Central Marketile või mingi turg on kuskil, kus peaks olema hästi palju mingit kohalikku kraami, süüa asju. Aga no overall tänane plaan on see, et jalutada ringi põhimõtteliselt. Meil on terve päev ja öö aega, et me ilmselt öösel või õhtul hilja lähme lennujaama ja kell 5 läheb siis meil lend. Ehk siis nüüd me viisime asjad ära ja vaatame ringi. Oot.
traditsioon, et iga reis, kus ma käin, ma pean endale ühe sõrmuse ostma. Nii et kuidas siin näha on. Ühesõnaga sükse sõrmuse ostsin. Käisime seal turul. Suures pildist on nagu siuke sepaturg pluss Tartu, mis iganes turuhoone kokku pandud. Ehk siis ta oli selline nagu suures, mulle tundus nagu mingi rongijaam type majas. Ja allkorrusel olid mingid putkad, mingid vennad meesid kohalikku süüa ja mingeid asju. Üleval olid siis mingid toidukohad ja suveniirikad. Ja nüüd Annika leidis TikTokist või ma ei tea, kus ta leidis mingi viral ehtepoe või mingi asja, kus saab endale mingit käepõru või midagi teha. Ja nüüd me läheme sinna. Lauri näitab teile kohalikku parmu. Sina siis soe pikutada, jah? Kuidas läheb? Hästi, tahaks kõike. Mis meil seal on? Meil on seljenko, palm, kiisu, flamingo, siis mingi birthstone, kuu, mingid kivikesed ja liblikas. Hakkab valmis saama? Ja, hakkab valmis saama. No, Mimmu. Yeah. No, mis sa said siit siis? Siin kiisu, on mingi täheke, flamingo, mingid pärlid, veel üks kiisu. 2 kiisut panin või? Siis on selline pärlikene ja siis on kuu. Ja. Nüüd lähme Starbucksi ka veel. Ikka mimmutamine 100-ga, noh. Starbucks skämmis iseennast. Põhimõtteliselt kokku me võtsime 2 suurt seda frappuccinot ja varem on mingi 15 euri läinud 2 tükki. Aga nüüd Annika maksis ainult 6 euri. Ja me kahtlustame, et see 15 euri on mingi 5000 midagi huffi, eks kohalikku rahaühikut. Lauri arvab, et kui nad ise sisestavad või manuaalselt selle sinna terminali, et siis ta äkki pani 5 asemel 2. Nagu typo, sest 5 on nagu 2 kohal täpselt. Siis võib-olla ta lihtsalt tegi typo ja 5000 asemel läks 2000, mis on nagu üle poole odavam. Aga ennem kui ma sain need joogid kätte, siis ma vaatasin, et mis asja, miks mingi 6 euri läks ainult maha. Siis ma mõtlesin pekki, et siis ta pani ainult 1 joogi mulle. Aga siis, ma ei tea, sain selle enda oma kätte. Ja siis vaatasin, et okei, et teist ei tule, aga ootasin paar minutit veel, siis tuli teine ka. Mõtlesin, no okei, siis on 2 tükki. Ja Starbucks skämmis ise ennast. Niimoodi võib käia siin küll. Buss sujub. No nii, 2 turisti istuvad puu all. Miks te küsite? Mõtlesime, et tuleme siia saare peale. Siin on mingi saar keset juga. Ja et käime siin ringi, et siin on mingi park ja kaevud ja asjad. Aga sadam hakkas. Ja nüüd me ootame siin puu all natukene. Ja siis lähme ilmselt jalutame ikka siin korraks ja kui väga jahe ja selline sambune on, siis ma ei tea, lähme sõidame bussiga ja teeme bussiga tasuta tuuri linna peal. Siis tegelikult nagu enamus suured kohad on meil käidud. Mingid üksikud väiksed kohad, mis ei ole võib-olla nii põnevad meie jaoks, on käimata. Aga kuna meil on täna kella 10 aega, kell on 3 hetkel, siis meil tegelikult on tohu ja palju aega, et kuskil veel käia ja olla ja rahulikult kulgeda. Ja mingit väga rapsimist ka ei viitsi, sest me peame ilmselt üsõnaga hommikul kell 5 läheb lend, ehk siis me mingi päris kaua peame üleval olema. Et lennukis võib-olla saab magada, aga ennem lennukit ei saa, ma arvan, magada. To live with these
Tundub, et ma leidsin omale hingesugulase puumaailmast. Vaadake, kui jäme puu, nagu mida helli. Tuleme siin rattaga sõitma, aga auto endale. tuleb välja, et see on kuradi ma raske. No kui sa üksi väntad, siis ongi raske. Sa ei pea väntama kogu aeg. Las ma väntan ka vahepeal. Miks sa siis ei vänta? Sest ma ei tea. Chill on. Nii, meie FitLife saaga jätkub jälle friikate ja ühe Big Boy burgeriga. Mõtlesime, et tuleme ja istume ja võtame väikse ampsu. Mina olen süüdi, jah. Mul läks kõhti üheks, kui ma seda purksi nägin. Ja ühesõnaga nüüd me sööme ja siis me ilmselt liigume kuskile linna peale tagasi ja vaatame midagi. Ega tegelikult otsest plaani ei ole. Kuulge me lihtsalt. Väike soovitus kõigile, kes peaks kunagi Budapesti tulema, eriti nüüd suvisel ajal, et minge sõitke tramm number 2-ga, sest siin sõidavad need vanad trammid, mis on esiteks ägedad ja teiseks ta sõidab mööda seda nii-öelda promenaadiala, mööda jõe äärt ja ta sõidab siit parlamendi hoonest niimoodi kaarega mööda, mis on väga lahe. Sa näed nagu tervet seda parlamendihoonet lähedalt ja igal pool, mis teisel pool jõge, mingisugused kirikud ja lossid ja asjad on, et on siuke nagu tasuta tuuritramm, siis ütleme nii. Ühesõnaga, see experience on lihtsalt overall äge ja siuke lahe vibe on seal. Nii, me nüüd tulime mingisugust shopping street'i siin avastama. Siin on mingi 1,5 kilomeetrit siukest nagu jalakäijate tänavat, mis ongi nagu pood ja täis. Ja kuna meil on siin mingisugune paar tundi lihtsalt aega, ma arvan, et me lihtsalt käimegi siin ringi, uudistame, vaatame. Ja võib-olla varsti kuskile istume õhtusöögiks maha, aga see veel selgub, oleneb, kuidas nende tühjade kõhtudega lood on. Raha on küll palju raisatud, aga Annika ütles siis I love spending money, nii et sellepärast arvan, et me kulutame veel seda. Vist on mingi meeleavaldus ka sinna. Dinner time. Mis sa sööd head? Caesari salatit. Ja mina tellisin endale mingid fried chicken ja friikad ja kaste ja 1 liitri nõlle on mul läbi. Thank you. Teine just toodi asemele. Tere, minu nimi on Lauri ja see on mu 19. jook. Ühe sellise ma just jõin ära, aga jällegi läks meelest. Nii et viimase õhtu terviseks, cheers! No nii, me tulime just pubist, istusime seal paar tundi, raiskasime palju raha, saime kõhud nagu väga täis. Ma jõin 2 liitrit õllet ära. Ja super, ütleme nii, et rohkem raha me ei raiska. Lähme koju ära ja siis meil on nagu, ma ei tea, ühesõnaga paastume nagu 1000-ga. Nagu magavad seal literaali mitte midagi süüa. Ja nüüd me ootame seda lennujaama bussi ja siis me sõidame 0,5 tundi lennujaama. Kell on 10 õhtul, meil läheb lend kell 5 hommikul. Kahjuks saab see reis läbi. Me ei taha koju minna. Naerata või midagi. Thank you for watching.